nüüd pakkumisi ka kuidagi kirjeldada tehetega. Et kuidas te jõuate selle vastuseni. Katsetel väga palju vist kirjeldama ei pea, seal on palju valikvastuseid, aga ka katsetel peab oskama kirjeldada. Ehk siis, kuidas see avaldis välja näeb? Näeb välja siuke m ruudus miinus 4m. Kui ma teeksin sellest avaldisest graafiku, kus x telje asemel on m, siin on siis see avaldise väärtus, ütleme, et see on just y. Ütleme, et avaldise väärtus hetkel võrdub siis y-ga. See on y telg. Ning kui ma selle parabooli siin hetkel teen, siis ta tuleb ju midagi sellist, et üks null koht on tal siin nulli juures ja teine null koht on siin kuskil, ma ei tea, ma teen selle 4, teen siia. Ehk siis see parabool hästi niimoodi kiiresti hetkel tehes tuleb midagi sellist. Ning ülesanne küsis meie käest, et missugustel juhtudel on selle avaldise väärtus positiivne. Ning avaldise väärtust me hetkel vaatame selle y-telje järgi. Või ei vaata? Ei vaata või? Y-telje järgi. Sa ei saa midagi või? Miks me vaatad seda, aga me tegeleme sellega praegu? Mine hiljem esimese juurde siis. Et kui küsitakse, et missuguse väärtuse juures on avaldise väärtus positiivne, ehk siis millal on y positiivne. Y on positiivne siis, kui me oleme y nagu selles positiivsuspiirkonnas, ehk siis nagu x teljest üleval pool. Ehk siis kõik need m-i väärtused, mis jäävad siit vasakule poole, ehk siis negatiivsesse piirkonda, kõik siin on need negatiivsed arvud. Negatiivsed. Ja siis kõik need x-i väärtused, mis on siit paremale poole, ehk siis 4 kuni suuremasse suunda. Ehk siis kuidas siin oleks nagu mugav sõnadega vastata sellele küsimusele? Kõige mugavam on äkki siin sõnadega vastata seda, et missugustel juhtudel ta ei ole positiivne. Ehk siis siin ei ole. Siin vahemikus 0 kuni 4 ta ei ole positiivne, seega sõnadega kõlaks vastus sellele küsimusele selliselt, et see avaldis on positiivne kõikide arvude juures, mis ei ole 0 kuni 4. Ehk siis kõik muud arvud. Miinus lõpmatusse ja siit ka siis pluss lõpmatusse, kõik arvud sobivad. Et sobivad kõik arvud, mis ei ole 0 kuni 4. Ja võiks olla siuke kena selgitus käes, mis on ka visuaalselt väga hästi nagu näha.